kindlasti üks kõige tähtsam asi, mida iga inimene peaks jälgima, ongi oma aeg, et kuidas ta kasutab aega, see kõige väärtuslikum ressurss üldse, et sa võid nagu oma rahast on sul nagu võib savi olla oma tervisest ka mingil määral, et sa võid nagu oma tervist parandada, aga oma aega sa ei saa kunagi enam tagasi, et see kõik ongi, et see lihtsalt jookseb pidevalt otsa. Et kindlasti nagu väga tähtis seada endale mingisugused reeglid ja mingid lihtsad nagu punktid, mida jälgida iga päev, mis aitaksid sul saavutada oma eesmärke rohkem, just nimelt siis oma aja määramise suhtes, et kindlasti mitte olla siis oma telefonist ja sotsiaalmeediast pidevalt sõltuvuses ja minna sinna sisse, et leida saad mingisugune aeg ja mingi rahuldus ja siis unustada ennast sinna ära, et lõpuks leiadki ennast, oled mingi tund aega olnud seal, et sellised asjad ongi sellised ajaaugud nii-öelda, kutsume siis, kus sa raiskad aega ja kindlasti ka teha endale mingi selline plaan, et okei, mingi periood selle päeva jooksul ma pühendun siis omale mingi kõige tähtsamate tegevuste jaoks, kus ma teengi oma neid kõige väärtuslikumaid tegevusi, mis aitavad mul kõige rohkem saavutada oma eesmärke, mis võivad olla siis seotud mingi tööga, mingite isiklike projektidega või siis jah, mingid trenni tegemised kas või, et lihtsalt olla, okei, see on minu aeg ja see on siis mu see kõige tähtsam aeg, kus ma teen oma kõige paremat tööd nii-öelda. Ja kindlasti on vaja ka võtta siis sükseid perioode päeva jooksul, kus sa ei tee midagi, kus sa oledki nagu meelega lased oma meele valla ja ei ole see hustle mingi produktiivne vend, vaid oledki täiega laiskad ja lõõgastud. No nüüd liikudes näiteks praktikasse tõid hästi välja, et mul on ka probleem, et ma olen kogu aeg telefonis ja mul on siuke kerge, et see ADD näidud juba nagu ilmselt kõigil tänapäeval on, et kui lähme praktikasse, siis ongi, et näiteks ma tahan, et see asi mind ei mõjutaks nii palju, et siis ongi, et ilmselt sa sead mingid reeglid omale, et näiteks nüüd ma paned Instagrami ja need võtad oma sealt pealehelt ära, kustutad ära, et siis näiteks, et nüüd ma tohin olla telefonis alates kella 9 kuni 10 ja rohkem ei tohi või? Kas midagi sellist näiteks või on see nagu kohe liiga järsk, et sa pead kuidagi samm-sammudelt minema või? Ma ei usu, et nagu see samm-sammu värk töötab eriti hästi, sest inimesed üritavad alati nagu mingid reeglid muuta aga ma arvan, et kõige parem ongi nagu tõmbad siis selle joone liiva sisse ja ütled, sellest perioodist mitte ja sellest perioodist nagu, see on nagu paastumine ka, et nagu intermittent fasting päeva jooksul, kus sa piirad oma toitu tarbimist, sa võid nagu tarbida oma selle sotsiaalmeedia tarbimist ka nagu selle määral. Minu isiklikult ongi, et hommikul minu see kõige produktiivsemad tunnid ongi hommikul kohe pärast üles ärkamist ja siis need esimesed tunnid ma olen täiega mingi fookusin ja siis selle aja jooksul ma ei näpi mingeid muid asju, mul on kõik telefon on selle lennuki režiimi peal ja ma lihtsalt ma ütlen endale, et okei, see on siuke periood, see on natuke pikem periood, aga tänu sellele, et ma olen sellel perioodil olen nagu rohkem fokusseeritud, tänu sellele on mul hiljem rohkem aega, et ma teen oma asjad kohe ära, selle asemel, et pärast mingi kannatada selle ajal mõelda, et okei, mul on see asi veel tegemata ja lükkan selle paar tundi edasi ja päeva lõpuks ei saagi nagu tehtud. Et see ongi nagu, ma olen hästi intensiivselt fokusseeritud paar tundi ja siis pärast mul on rohkem nagu siis vabadust teha seda, mida ma tahan ja siis vaadata.